Tere, armas kuulaja vaataja, minu nimi on Veiko Uuse ja ma tutvustan teile oma värsket raamatut. See on füüsilisel kujul raamat Kõiksus ja ta on kahekeelne, et keerad ühtepidi raamatu, loed eesti keeles ja keerad raamatu ümber või lugeda inglise keeles. Ja siin on 528 lehekülge, peaaegu täpselt pooleks, eesti keeles üks pool raamatut ja inglise keeles teine pool raamatut. Ja see on piiratud kogus, seda tuleb ainult üks kogus raamatuid ja seda ei tehta rohkem juurde, nii et kellel see raamat on olemas, see tähendab, ta hoolib kõiksusest, hoolib endast ja enda teaduse arendamisest. Ja selle füüsilise raamatu taustaks veel, et e-raamat on juba müügis alates 24. detsember 2024 ja ta on müügis Eesti kõigis suuremates raamatupoodides e-raamatu kujul. Nii et kui te lähete Apollosse või Raamat24 või mis iganes suurde e-raamatu või raamatupüügipoodi, siis vaadake sealt menüüst e-raamatud, lööge otsingusse sisse Kõiksus ja saategi seda raamatut sealt osta või te lähete raamatu enda ametlikule kodulehele kas kõiksus.ee või theallbook.com ja seal on ka raamat müügis eraldi eesti keeles ja eraldi inglise keeles ja seal on väga palju infot, mis see raamat sisaldab, mis küsimustele vastab ja selle raamatu põhisisu seisneb dialoogis õpetaja ja õpilase vahel ja mul on täna suur hea meel olla siin videos selle väga targa, andeka ja imelise hingega õpilasega, kellega siis mul see vestlus kestis üle aasta, igapäevane kirjavahetus praktiliselt ja see vestlus oli tegelikult kordades mahukam, kui siia raamatusse sai pandud, aga me panime see raamatusse kõige olulisema, mida õpilane Linda siis arvas, et inimesed seda informatsiooni vajavad hädasti, sest et me peame midagi ette võtma, et päästa see maaeluprogramm kogu sellest kurjusest ja ütlen otse välja magajatest ja rumalatest. Aga Linda, mul on suur hea meel sind tõesti näha ja et sa olid nõus nüüd tulema ka lisaks, et sinust on siin nii palju juttu, olid nõus tulema tegema selle raamatu tutvustuse koos minuga. Linda, ütle mulle üht asja, et ma usun, et sa räägid jutu käigus palju, aga kas see raamat ja see dialoog üldse tõi muutuse sinu ellu? No, ma arvan ikka. Tõi? Mis oli see kõige suurem muutus, mis sa arvad, et ilma minuga dialoogi pidamata võib-olla see ei olnudki juhtunud? No, ma arvan, see, millest alguse saigi, see raamat ka räägib sellest, et nii suur puudus oli ikka sellest, et kõik, kes annavad infot, eks ole, kas koolis ja ülikoolis ja siis iga poolt nood inimesed, keda sai üles liitud, et annavad oma infot ühepoolselt kõik. Et puudub niisugune võimalus, et küsida, kui on tekkinud küsimused, kui on vastuolulised seisukohad kõik. Et küsida, et miks ta nii arvab või et mina arvan teisiti ja kogu pilti üldsegi ei saanud nagu selles mõttes kokku panna. Et kogu aeg olid mingid laused ja rääkimata sellest, et ühepoolne side on, et annab kogu aeg informatsiooni, et ei saa küsida ja arvamusi saab ka esitada, aga et ei saa nagu arvutada üldse, et kui isegi võib-olla inimene mõtleb nagu saab terminist ühtemoodi aru ja mina teistmoodi, siis oleks vaja nagu niisugust lihtsalt arvutada. Aga vast seda ei olnud. Ja mina tundsin sellest ikka kohe väga suurt puudust. Ja
ütleme niimoodi, et kõige suurem austus oli mul ikkagi selle Ülo Vooglaev, mitte Ülo, vaid Varro Vooglaev vastu taga, et siis, kui oli see 21. aasta, eks ole, ja siis esimene rahvakoosolek ja siis, kus ma teid nägin, et nii pika selle kõnesid, aastan ka, et ei on täitsa nagu Varro Vooglaev räägib. Ja väga minu tannud selle mõtetega kõik niimoodi suhtumisega ja siis sai see meelde, et jah. Ja ma arvan, et see õusta suur puudus, eks ole, ja see oli nõus vastama küsimustele, et see ikkagi ongi see võiks see põhjus. Seda on hea teada. Jah, et oluline on ju edasi-tagasi kommunikatsioon. Ja selles raamatus me räägime ka ju, et oluline on anda vastuseid, sest et inimene võib küsida küsimuse ja see ühtemoodi vastus ei pruugi teda rahuldada. Ja siis inimene ei saa pahandada, et inimene küsib korduvalt sama küsimust ja ma olen ise oma elus kogenud, et ma küsin mitu korda, aga ma saan ühtemoodi vastus ikka. Ehk siin raamatus ongi, mulle meeldib, et mina ka saaks sellised vastused, et kui ma küsin ühte küsimust korduvalt, siis mulle vastatakse erinevate nurgale, et siis üks valik nendest sobib mulle, aga mõte jääb samaks, ehk see nagu vastuse lõpptulemus ei muutu. Ja siis ma olen ise tegelikult siin dialoogis ka öelnud korduvalt, et sa oled juba seda küsinud ja päris mitu korda. Ja alguses päris mitu korda nagu vastasin nii, aga sellegipoolest ma vastasin sulle. Ja siis lõpuks vaatasin, et kordused kadusid ära ja mul oli hea meel, et sa said aru. Ja tegelikult, kui inimene selle raamatu läbi loeb, siis ta saab ise ka aru, et kui palju on võimalik erinevat moodi ühele küsimusele vastata. Ja nii palju on inimesi mulla peal, nii palju on erinevaid arusaamisi ja sellepärast ongi see raamat räägib ka lahti, et miks ei saa võtta kõiki inimesi ühe standardiga. Ja nagu kooliski nüüd kõik õpilasi õpetatakse ühtede programmide järgi, tegelikult kõik lapsed on indiviidid, nad on erinevad teadvused, et tegelikult tuleb õpetada neid individuaalselt. Nii nagu tegelikult suurte õpetajate ja õpilaste vahel õppimine käib, nii kuurud kui joogid kui mungad õpetavad, on kahekesi õpivad. Et see on see, millest me siin raamatus ka räägime, arutame, aga räägi mulle, mis oli selline kõige tähtsam küsimus, mitte kõige tähtsam, vaid millised olid sellised teemad, mida sa tahtsid kindlasti teada saada, et mis see siis ikkagi on, et mis siin nagu kõige rohkem nagu huvitus? Selles ajaks juba, kui see probleem oli nii suureks läinud, et suur segadus on peas, et ma ütlesin sulle ka ju, et täitsa maailma pilt puutub. Ühesõnaga öeldes on niimoodi, et maailma pilt puutub, on täitsa otsas peale nagu luua see endale. Sealt mõte tuligi jah, et kui sul on maailma pilt olemas, nagu ma saan teada, et siis tuleb raamat kirjutada sellest, et teistel elaks nii palju probleeme, saaks ikkagi ühe koha peal mingisuguse ainduse, eks ole, mismoodi maailma näha. Ja mis kõige tähtsam võib-olla oligi see, eks ole, et ei tea, kes mina ise olen ja mis minu ümber on ja mismoodi see maa üldse, mis ta on ja mis universum on ja kõik on segani nagu, et üks ütleb ühte, teine teist ja ma ise ei ole ka mingi kosmonaut, et
midagi näinud, eks ole, ja ma ei saa minna kontrollima, pean inimest usaldama lihtsalt, et kõik tema jutt arvi võtta ja see ongi see, et tuleb leida inimene, keda usaldada, siis saab nagu juttu ka usaldada ja muud ei olegi praegu nagu selles mõttes teha, kui lihtsalt tuleb usaldada, et see jutt on õige. Muidugi seda ma ütlesin jah, algul, et üldiselt niimoodi, aga täpsemalt öeldus on see, et see on muidugi raamatus siis ka öeldud, et just, et mismoodi maa välja näeb, kas on emargune või on lapid või on horisontaalne lapis või kas nad üldse on, eks. Ja niisugused asjad ja siis täpselt see, et kui palju siis mind on, eks ole, et kas ma olen olemas või ei ole olemas ja kui ma olen kuulnud, et näiteks, et võib-olla pole kümplust, eks ole, et kõik on ainult üks energiaväli, et mitte midagi ei ole. No mida sa arvad siis, midagi ei oska arvata. Jah, selle inimese olemuse kohta on päris palju siin raamatus kirjutatud. Selle ümber sai palju räägitud, eriti oli sul küsimus selle, et mis see hing on, kas see on see mingi kuju ja siis kus see vaim on ja kus nad ikkagi inimeses asuvad. Et need olid väga põnevad küsimused ja sellest väga palju siin raamatus räägitud ja loomulikult see arusaamine, et energia, mismoodi energia, me oleme ju nähtavad ja saame katsuda teineteist, et need on tegelikult päris tõsised küsimused, mida väga paljud inimesed küsivad, et mõistmaks, et kuidas see kõik võimalik on, et sina näed mind ja mina näen sind, mismoodi see, kuidas see kõik programmeeritud on, kuidas see loodud on, kas see inimene on siis arenenud ahvist või on see mingi evolutsioon toimunud või on meid siia istutatud nagu seened või meid ongi pandud nagu arvutis, keegi teeb valmis mingid nagu olendid ja pannakse seda mängu mängima. Et see on põnev arutelu tegelikult siin raamatus, et see on mul üks lugeja, kes oli e-raamatu läbi lugenud, ütles, et algul esimesed leheküljed olid niimoodi, et ta loeb mingit ulmetsenaariumit. Siis ta luges selle e-raamatu läbi, siis ta ütles, et oot, ühe koha peal oli põnev koht, aga ta leidnud üles, luges teist korda veel raamatu läbi ja siis ütles, oi, kuule siin midagi ikkagi on loogikat ja nüüd kolmas kord loeb uuesti ja nüüd otsustas füüsilise raamatu osta mu käest, et see on igapäevane töövahetab. Mis sina arvad, on see tema jutt nagu loogiline? Ma ei kujutaks ette, et mismoodi, et teine inimene võtab ette selle raamatu ühe korra loeb, kui et on tõesti, eks ole, kuskil 1,5 aastat oli see jutuajamine, et üldse aru saada kogu sellest asjast ja nagu omaks võtta see värk. Et minu meelest see piisas, eks ole, näiteks mulle ükskord küsida, sa midagi vastad, jälle on täitsa nagu segaseks löödud, mis et ei usu, mida see võimalik on. Aga kui nüüd raamatut lugeda, siis on iga natuke saadekond on jälle uus küsimus ja jälle uus otsus ja et sa ei kujuta ettegi, et niimoodi, see võib täitsa peas segaseks lüüa minust. No, kui sina oled nüüd selle protsessi sees olnud üle aasta ja me suhtleme pea igapäevaselt ja meie dialoog ju nüüd jätkub tegelikult, et mine tea, kas sellest sünnib nüüd teine raamat, aga sa oled minu teadmisel, sa oled väga avatud nüüd ja sa paned juba ise teda nimetatud maailma puslet väga hästi kokku. Ja sa üllatasid ka mind teatud protsessi tulemustega. Siin raamatus ma ei ole rääkinud nendest harjutustest, mida ma siis Lindale andsin kodusteks harjutusteks, kuidas enda energiat näha, kuidas hakata energia välja nägema enda ümber, kuidas seda energiat kasutada enda tervendamiseks. Ja siis
kuid siin raamatus on olnud dialoogisse koht sees, kus sa olid väga rõõmus ja üllatunud, kus sa ütlesid, et sa näed neid niite ja neid erinevat värvi, neid energiaasju. Aga ma tean ka seda, et sa oled jõudnud täna veel kaugemale, et sa juba saad kõiksusest vastuseid, kuidas see sul välja tuli. No. Mismoodi sinule märkantakse, mina tean, et minul tuleb eriline signaal tunne kehasse, mis siis kohe ütleb ära jah, ei või ja sinul ja ma tean, et mõnigi ütleb, et temal läheb kas keha kuumaks või külmaks ja mõnel hakkab keha kuskile nagu liikuma või, aga kuidas sul oli? Sul oli ka mingi huvitav tulemus? No vahepeal siis, kui pidi, vahepeal oli lihtsalt võib-olla moes ka või niimoodi, paljude sensitiivide juures käia ja neid väga erinevad igasuguseid töötubasid külastada ja seal õpetati midagi huvitati ja siis selles ühes nagu kursus on näiteks, oli see lihastest ja seal oli nagu õpetati sellist asja ka, et nagu see oli niimoodi, et nagu käed ise tõmbavad näiteks, kui sul see mingi toitaine või see rohib, mis sa tahad teada, eks ole, mille kohta ja küsid küsimuse, et kas see sobib mulle või mitte, eks ole, et siis nagu käed tõmbavad selle poole ja siis, kui ta ei sobi, siis tekib see niisugune äralikkumise efekt ja ühesõnaga nagu vastupidi, et tõmbad tahapoole. Ja siis mul tuli see meelde, kui sa ühe korra ka küsisid, et seda küsida, et aga ma ei osanud teda niimoodi kõiksusega seostada üldsegi, et lihtsalt ma tundsin niimoodi, et mitte need käed ei tõmbunud küll, eks ole, millegi poole või lihtsalt, et tasakaal läheb niimoodi välja, et kui tõmbab ettepoole, siis on nagu eespoolt läheb reaalselt tõmbavad niimoodi nagu kõnumpi või rohkem tõmbavad. Tõmbavad kokku ja või siis, kui on ei, siis on tagapoolt, et see jalad kohe tõmbavad niimoodi kokku ja siis selle järgi nagu võis aru saada või seda peab mitu korda proovima muidugi, et kui hästi sulle see tunnetus on, et mitme korra peal, kui tuleb üks sama vastus, siis see on juba küll vähem. Just öeldigi seda, et seda ei saa mõtetega nagu mõjutada seda, et lihased töötavad ilma mõttekeskust läbimata, me ei saa seda mõjutada. Ma ei tea, kas see on siis või? See on, ütleme nii, see on nii ja naa. See sõltub sellest, et kui kaugel sa oled arenenud, sest et mina tean, kui mina alustasin oma seda muutmisteed, siis tegelikult mõtted üsna tihti tulid segadaks. Ja sa olid nagu juba alateaduses tegelikult juba otsuse ette ära teinud mõtetega. Ja siis põhimõtteliselt nagu kehassignaalid järgmised sellele, et tegelikult see on õige vastus. Aga muidu nii, et on üks huvitav harjutus, kus saad mõtteid harjutada seisma panna, hakkad lugema näiteks 300-st tagasi, 300, 299, 298, ehk niimoodi loed mõttes nagu üheni ja niimoodi harjutada seda aega, kui sa loed mõtteid peatama. Ja siis, kui sa seda harjutust teed, siis edaspidi on nii, et kui sa hakkad lugema, siis hakkad selle lugemise taustal esitama küsimusi. See on treening. See on nagu kahe erineva asja koos tegemine. Et siis on nii, et kui mõtted oled sa ära koormanud lugemise peale, siis keha, see hing, mis on sinu keha tegelikult ja see vaim, sinu kõik see keha kujus, ta suhtleb otse kõiksusega ja sa saad mõistlikud vastused. Ja lõpuks selle treeninguga jõuad nii kaugele, et sa ei pea enam lugema, sest et sa oled juba ennast programmeerinud
ütleme, kui sa juba hakkad mõtlema, et ma hakkan lugema 300 tagurpidi, et ma tahan esitada küsimusi, siis tegelikult sul on juba programm, ta teab, et nüüd peab mõtted seisma panema. Tegelikult sa ei peagi enam füüsiliselt või mõtetes lugema hakkama, sa hakkad küsimusi esitama. Et need on sellised harjutused ja neid erinevaid harjutusi, mis mina olen saanud õpetajalt, et ma saan jagada alati oma elutreeningutes. Aga tahad sa midagi lisada, mis see raamat inimestele annab või mis sa tahad öelda? Ma tahaks praegu ütelda veel, et kui sa rääkisid sellest nüüd, et kuidas aru saada, et kas ma ise mõjutan neid vastuseid või mitte, siis peab ütlema seda, et ma tegelikult imestasin nende vastuste üle. Eriti seda, et mida reklaamida ja avalikustada, eks ole, need teemad näiteks. Et mina ise küll niimoodi ei osanud arvata, kui ma vastused sain. Ja mitte ühe korra, vaid ütleme, üks päev läks mööda, proovin uuesti jälle samad vastused. Et siis vist ei ole küll niimoodi. Ja sa saatsid oma need vastused ja need analüüsid väga hästi teisele ülevaate ja mind tegelikult väga positiivselt üllatas, et ma olen sinuga suhelnud nii palju, et ma juba tunnen sind nii hästi. Ja mind üllatas ka, et teades, kuidas tegelikult sa rohkem mõtled, et mind üllatasid vastused, et siin ei ole sinu mõtted seganud. Sest sa oled saanud just need vastused, mis mulle olekski sobinud, sest et nendest teemadest olekski vaja rääkida. Et see oli üllatav mulle, et sina said sellised vastused, mul oli nii hea meel. Et ma tegelikult eeldasin, et sul tulevad teised teemad, mis sa tahad, et inimestele antakse, aga ma olin positiivselt üllatunud, sest mul oli hea meel, et sa oled jõudnud jälle aste kõrgemale oma arengus, et see oli hea oli sind jälgida, sinu arenguid ja see on põnev. Mina ise mõtlen küll niimoodi, et kui ma tahtsin seda maailma pilti rohkem teada saada, siis igakülgselt see sai selgemalt mulle, et mis ja kus on ja smuudi. Aga et mitte päris sellist. On vaja edasi õppida ikka aru saada. Jah, et tegelikult see kõiksus ongi selline juba nimi, et siin ei ole piire, siin ei ole limiite ja kõik on võimalik. Et ka informatsioonil ei ole piire, sest et see, mida inimväest teab, see on pisike mikroosa, mida inimkond täna teab. Et seda infot on väga palju, aga ka raamatus ütlen niimoodi, et iga inimene, kui ta tahab, saab kõiksuselt täpselt selle informatsiooni, teadmised, oskused, mis on temale, tema hingeprogrammile vajalik ette nähtud. Et pole mõtet rohkem tahta või rohkem ahnitseda või koguda, sest et see ei anna seda, ei aita kaasa kõrgema eesmärgi täitmisele. Ja siin raamatus me väga hästi kirjutame selle lahti, et mis oleksid need mõistlikud tegevused, et jõuda nii kaugele, et sa oled tegelikult vaba ja inimesi hoiab tegelikult vanglas ja piirides paljud sellised asjad, mis sind üllatus, et kiindumus, harjumus, siis mugavustoonis olemine ja sellised, kõik sellised omadused, et tegelikult need piiravad inimest. Mis sina selle kohta ütled? Oled sa lasknud mõnest asjast lahti, oled sa ennast vabamalt tundnud? Muidugi piiravad, kindlasti piiravad ja ma olen selles võib-olla nüüd tasapidi rohkem arvutanud ka, et nad piiravad, eks ole, ja kui palju. Seda ma pean küll tunnistama, et ma tunnen ennast nüüd rohkem, et avatud inimene, eks ole, igasuguseid asju on võimalik siiski muuta endas, aga seda enam on arusaadav ka
nendes inimesed, kellel on need tugevad niisugused piirid ees. Et vaata, näiteks siiamaani ma saan aru, ja vaata edasi ma ei saanud aru, ära üldse räägigi, mulle parem pakkuda. Et sa teed juba vahet inimestel, kui sa suhtled, et kas temaga on mõtet üldse enam edasi rääkida, oma aeg raisata või ei ole. No see on hea, sest et minul oli ka, kui minu see õppimise aeg oli arenemise aeg väga intensiivne, siis vaatasin, et mu ümber kaovad inimesed kõik ära, mul on üksik, sest et nad ei saanud aru, mida ma teen, mida ma räägin ja mina sain aru, et mul pole nendega enam midagi rääkida, sest et nad ei saa minust aru ja ma näen, et mina tahan nimelt lennata ja veel rohkem teada saada ja ma tean, et seda infot on väga palju. Siin raamatus ma kirjutan oma teaduse kasvust, et tegelikult kõik need, kes ei taha teada, ei taha areneda, ei taha olla kõiksuga harmoonias, siis nemad pidurdavad mind. Ja sellepärast ongi kõik need gurud ja joogid ja kõiksugused väga teadlikud inimesed ongi põhimõtteliselt nagu erakud. Aga nad suhtlevad väga palju, aga nad pildikul nagu elavad oma maailmas ja siis tuleb see nende maailma, kes tuleb, kes on ette nähtud. Ja siis ma mõtlesin ka veel, et kui räägida nüüd piiridest, eks ole, siis ma olen küll aru saanud niimoodi, et see igasugune võõrained ja vaktsiinid ja värgid, et pidurdavad ikka nii palju inimest, et nad lihtsalt need piirid lähevad veel tugevamaks, et ei olegi mõtet rääkida edasi sel teemal. Aga muidugi see oli enne tunda ka, et kui näiteks rääkida loodusest ja looduse kaitsmise ja enda kaitsmise väärtusest ja kõik, et toidud on mürgised olla ja õhk võib mürgine olla ja igasugused ehitusmaterjalid võivad olla mürgised, et sulle halvasti müüvad, siis ikka väga paljudele ei lähe see üldse korda. Ja. Selles raamatus on tegelikult ka, see ei ole ainult kõitsuse teadusest ja kõigest informatsioon, siin on ka minu mõned retseptid. Inimene saabki tervislikult keha toita ja hoolida oma kehast, kus on siis minu aastatepikkune kasutus olnud hambapasta retsept sees ja minu hommikune Boosti joogi retsept sees, mida ma olen juba mitu aastat iga hommiku joonud. Et tegelikult see raamat on väga universaalne universumi õpik ja tööriist. Oled sa sellega nõus või vaid vastu? Ei, minu meelest ka, et igasuguseid küsimusi sa ei arvutatud, eks ole, et ikka miks see niimoodi ja miks see naamad on ja see on minu meelest, et ütleme, et võib-olla sinu ja on suurem, et rohkem, mis on universumis, eks ole kõik. Aga võib-olla mina olen siuke maa peal rohkem, et see, mis ma rääkisin, see keskkonnakaitse igatpidi inimese ümber siin lähemal, et minu meelest see on oluline ja see on siin kirjutatud ka sellest. Et igal inimolendil on siin, ka siin nimetatud maatriksis tal on oma missioon, oma eesmärk. Sina oled tegelenud siin selles eluprogrammis tõesti keskkonnakaitsega ja looduse kaitsega ja see on sinu suur ülesanne siin. Ja läbi selle tegevuse sa ka nagu õpetad inimesi ja tegelikult siin raamatul on rääkinud ka sellest, et mis eesmärk ja missioon on ja kuidas sellest teada saada. See raamat aitab tal selgusele jõuda, aga kõigil meil on konkreetne eesmärk, miks me siin oleme. Ja kui isegi inimolend on siin suurel missioonil, siis tegelikult ka ta õpib, et siin kõik on nad koos. Vaata, selle viimase õhtu põhjal ongi, mul tuli meelde praegu, et siin üks peatükk on see ja artikkel on see ka saanud see tausta inimene. Ja, et see küll aitas palju nagu just, et see oli nagu selgitatud ende punktide kaupa kohe,
nagu diagnostika, et kuidas saada aru, et ei ole taustainimene, oled loojuht niimoodi. Ja noh, see annab nagu aru saada, või jah, aru saada sinust ka, et kes ta siis on tegelikult. Ja ma nagu, kes selle raamatu ostab e-raamatu või tahab seda füüsilist raamatut, siis ma soovitan lugejal lugeda algusest peale kõik leheküljed läbi, sest et need esimesed, need eessõnad, sissejuhatused, terminoloogia, need on väga olulised, et sa mõistaksid selle raamatu sisu. Et need on väga-väga olulised teadmised, et enne kui sa sisuni jõuad ka need esimesed need läbi lugeda. Ja see raamat on, seda füüsilist raamatut saate tellida ainult otse minult, et kirjutate mulle e-maili peale post@veikohuuse.com ja siis saate seda raamatut tellida või küsida, sest et see raamatu hind on täpselt selline, kui palju sa oled nõus sellesse raamatusse oma aega panustama. Kui sa panustad 100%, siis see raamatu hind on seda väärt ja kui sa panustad 60%, siis ma tahaks müüa seda raamatut inimesele, kes panustab 100% sellesse raamatusse, et see jääks tema töövahendiks igapäevaseks, sest see info on väga sügav ja see, et see kohale jõuaks, see tegelikult on igapäevane mõne lehekülje lugemine. Enne selle raamatu tegemist, enne neid suuri protsesse, mis siit hakkasid kuskil 2000-st niimoodi peale seda, et juba siis oli tunda, et lihtsalt, ma ütlesin, et looduskaitse on väga niisugune, et ei lähe nagu eriti inimestele korda, aga ma küll tahaks loota, et ta läheb ikka rohkem ja rohkem korda. Mida suurem see niisugune pinge tuleb siia viia, mitte loodusele, kõigele ühesõnaga. Kõige rohkem see, et hakatakse mürgitama ikka, et sellele ikka rohkem tähelepanu pöörata. Ja vastupidi siis, kuidas ikkagi jääda inimeseks, puhtaks inimeseks. Et kui praegu tegelikult reklaamitakse rohkem seda niisugust, kuidas ma ütlen, et ärge pange nii palju tähele iseennast või oma tervist ja lõbusage ja naudlege ja niimoodi, siis tegelikult ei tohi kõiki kuulatagi, mis praegu reklaamitakse. Et peaks rohkem nagu arendama seda iseseisvust mõtlemist just ja sellele tähelepanu pöörata, et mis mulle kasulikuks on ikkagi inimesena. Aga väga hea, tänan sind, Inga. Tänan. Tänan, et sa olemas oled ja rõõm, et me selle raamatu ära tegime. Soovitan osta siis see raamat Kõiksus, kahekeelne, inglise ja eestikeelne, kas siis füüsilisel kujul või e-raamatu kujul. Ja füüsiline raamat on siis paksem e-raamatust, siin on 4 peatükki rohkem kui on e-raamatus, aga mõlemad on väga sisukad ja sa ei jää ka infost ilma, kui sa seda füüsilist raamatut ei oma. Ja tänan sind, armas kuulaja vaataja, soovin teie hingedele rahu ja harmooniat.